Muiste sõitis üks mees oma pojakesega õige noore jääajal üle järve. Otse keset järve murdus jää ja mees oma poja ja hobusega langes alla. Kohe jää all tuli neile hall vanamees pahase näoga vastu ja ütles mehele: "Sina tulid meelega pealt maailmast siia ja sellepärast siia jäädki, kas tahad või ei. Annan sulle halli hobuse ja kuldjalastega saani ja panen sind igal sügisel noore jää all tagurpidi sõitma ja mürinat tegema, et igaüks kaugele kuuleb ja et jälle iga pealt maailma edev kergel meelel minu maja ja laia vetevalla katust sisse ei sõtku, enne kui vanataadi külm teda täitsa tallatavaks pole kõvendanud. Sinu poja aga ja hobuse upitan pealt maailma tagasi, sellepärast et nemad sinu teo tõttu süütult ja tahtmatult siia sattusid." Nende sõnadega noppas vana veehall hobuse ohjad, pani poisikese rekke ja selle sama korraga olid nad jää peal. Siin ütles ta poisikesele: "Ole isa pärast mureta, meie seltsis vee all on elu kuldne, ilus ja tulus. Nüüd katsu aga koju saada ja ära reest midagi kaota." Poisike sai hirmu ja märjaga aga vaevalt tema sõnadest aru. Tegi hobusele ruttu ja pool roidunult ning unisena jõudis ta tükikese aja pärast koju. 2 suurt jäätükki olid järvest rekke jäänud. Need viskas ta ukse ette maha. Aga et nad visates katki ei läinud, vaatas poisike neid terasemalt ja nägi nüüd, et nad mitte jää ei olnud, vaid selge hõbe. Sellest sai ta rikkaks meheks ja elas õnnelikult. Igal aastal aga, kui noor külm vesi kaanetas, käis ta kurbade mõtetega mööda järve äärt, et ehk oma armastatud isa veel näha. Aga ei kunagi olnud tal õnne nende mõtete täitumist näha. Ehk küll vahel otse jalge ees jää murdus ja paukus, nagu oleks isagi poja igatsemist ära tundnud. Nõnda läks mõnikümmend aastat mööda ja mees muutus juba vanaks ja hallikeseks. Siis läks ta jälle kord nagu ikka noore jääajal järve äärde. Sammus kurvalt sinna-tänna ja mõtles oma isale. Viimaks lööb ta meel nõnda valusaks ja igatsema, et ta 2 kätt südame vastu peab suruma. Ta istub jõesuu kõrvale kivi otsa ja silmist veerevad tal pisarad mööda palgeid maha. Korraga näeb ta silmi üles tõstes jõesuus hõbedast väravat kuldsete varbadega. Ta tõuseb kivilt, astub värava ette, lükkab veidi. Värav läheb kergesti lahti. Vanake mõtleb, seisatab natuke ja astub siis edasi. Siin jõudis ta hämarasse raudsesse tänavasse ja seda mööda edasi minnes näeb ta tüki maa tagant jälle niisamasugust väravat, ainult palju suuremat. Selle ees aga seisab päkapikkune mees, suur kivine kübar peas, raudriided seljas, vaskvöö vööl ja süllalaiune vaskkirves käes. "Sina vist tahad oma isa näha?" küsis ta lahkesti vanakeselt. "Jah, kuldne mees," vastas vanake. "Kas sa ei võiks teda mulle näidata ja mind temaga lasta kokku saada? Minu elu läheb muidu vanaduspäevadel kord korralt igavamaks." "Seda ma küll ei või ega tohi lubada," ütles väike mehike. "Pealegi on tema praegu oma ametis. Sõidab, kuuled küll, halli hobusega ja kuldse saaniga mööda meie maailma õrna hõbedast katust, et seda hoolimatu tallamise eest hoida. Aga et sa kord meile külaliseks oled juhtunud ja tulla julgenud, tahan ma sulle meie veeilma elumajasid ja asupaiku näidata. Meie rahvas, pere
ja perepidajad on kõik kodust ära ja sellepärast võime kohad ja kojad eksitamata läbi käia. Seda üteldes puudutas ta sõrmega väravat. See läks lahti ja vanake ning tema saatja astusid suurde ja uhkesse klaashoonesse, mis aga sugugi nii pereta ei olnud, nagu päkapikku mees oli ütelnud. Noori ja vanu mehi, naisi ja lapsi oli siin hoones hulgana ees, üks seal, teine teal. Mõned käisid ja toimetasid, mõned jälle olid mitmekesi koos, kõneldes ja naljatades, ilma et aga keegi sissetulejate poole oleks vaadanud, neid tähelegi pannud või sõnakese neile lausunud. Päkapikku mees ja tema võõras, kui natuke olid seisatanud, sammusid edasi mööda määratud hoonet, mis ikka heledamaks ja toredamaks muutus. Kõik maja riistad olid puhtast kullast ja hõbedast, kõrge lagi helendavast klaasist ja põrand puhtast vasest. Ja mida kaugemale nad läksid, seda uhkemalt hiilgas ja kiirgas neile igalt poolt hoone vastu, ilma et ta otsa oleks ulatanud silmama. Liigne heledus ja valgus pani vanamehe pea ringi käima ja ta soovis viimaks ümber keerata. Kohe täitis päkapikku mees tema tahtmise ja ütles: hea, et sa selle peale õigel ajal mõtlesidki. Mida kaugemale me läheme, seda kiirgavam on hoone. Siit natuke edasi on juba nii hele ja hiilgav, et pealtmaa inimese silm seda ei jõuagi kannatada. Sest siin elab meie vägev kuningas oma helde emandaga. Nende ümber teised meie Vetevalla võimsad ja ilusad. Vanamees võttis julgust ja küsis: sa ütled, pere ja perepidajad kodust ära olevat. Aga kes siis need on, kes siin eespool kojas liiguvad ja elupäevi peavad? Nagu paistab, ei lõppe vanadel jutt, noortele naljategu ega lastel mängupidu. Kas need teie pere ei ole? Pooliti on, aga ei ole siiski, vastas päkapikku mees ja silmitses rahvast. Need on, kui ma nüüd sulle tohin ütelda, pealt maailma inimesed, kes meie koju on korjunud, üks seekord, teine kord. Neil on siin elu hea küll. Oma vanasse maailma tagasi ei ole keegi tahtnud ja ei neid lastakski, sest kes meie koduhooneisse korra kaldub, see siia peab ka jääma. Kas mina ka? Küsis vanake kohkudes, ehk ta küll isegi ei teadnud, mis tal siin karta oli. No, kas sinul siis meie kodu vastu meel nõnda võõras on? Aga ära karda ja ole mureta. Täna sa võid minna, kui tahad, ja jääda, kui tahad. Mina tõin sind vabalt sisse ja viin sind vabalt välja. Aga see on esimene ja viimane kord, et siit keegi surelik pealt maailma tagasi läheb. Kas siis mina oma isa enam iialgi näha ei saa? Küsis vanamees ja 2 pisarat tõusid talle jälle silmi. Ei muidu millalgi, kui tule 2 nädala pärast siia, kui jää on vananenud. Siis on sinu isal vaba aeg, kuna tal kõik selle aasta toimetused lõpetatud ja peab meie hulgas siin rõõmsaid päevi, kuni jälle aasta mööda läheb ja tal jälle enam kui kuu aega toimetamist tuleb. Aga kas siis tema igavesti seda tööd peab tegema ja sellega igal aastal oma eluõnnetust mälestama? Küsis vanamees nukralt. Päkapikku mees aga vastas. Kes sinna võib parata?
Seni ta seda toimetust siin täidab, kuni jälle mõni kergemeelne pealt maailmast juhtub meie koja noort talvekatust rikkuma ja ise läbi jää langema. Siis on endine noore jää sõitja sest asjast vaba ja uue kätte tuleb tegemine. Nõndaviisi küsides ja vastates olid vanakene ja tema saatja jälle tagasi värava ette jõudnud. Siin vaatasid nad nagu küsides mõlemad korraga teineteisele otsa ja päkapikumees naeratas sõbralikult, andis vanakese kätte 2 vaskpulka ja ütles: kui sa kunagi siia värava ette tuled ja siin ei ole mina, vaid ehk mõni teine, kellele sa tundmatu oled, siis helista neid pulki vastastikku. Küll ma siis tulen ja sinu tahtmised täidan, kui asi nõnda on, et ma võin. Sellega laskis ta võõra esiti suurest väravast välja, saatis teda ka Raudtänavast läbi väiksema värava juurde, avas siis selle ja vanamees seisis jälle Jõesuu kõrval järve ääres nagu pilvist kukkunud. Värav oli silmist kadunud, aga vaskpulgad tunnistasid asja tõeks. Need pistis vanake põue ja läks mõttes ja pooluimaselt koju. Siin aga ei saanud tema süda enam kuskil rahu ega tundnud mees mingist asjast rõõmu. 3 nädalat käis ta iga päev Jõesuul ja istus siin nagu unenäos kivi otsas, kuni viimaks nagu maa alla kadus ja ei enam koju tagasi ilmunudki.